Tere! Siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga. Juba praegu võib öelda, et Euroopa poolt nii väga oodatud relvarahu Iraani ja USA vahel osutus blufiks. Esialgu, kui kõik osapooled kuulutasid vaenlaste üle võidu, langesid nafta ja gaasi hinnad, isegi Trump jõudis esimesele kinnise teele tagasi minna ja hakkas jälle kröönimast rääkima. Aga Iisrael jätkas Liibanoni pommitamist, Iraan süüdistas Ameerikat relvarahu rikkumises ja sulges taas Hormuzi väina. Hinnad tõusevad jälle, ebastabiilsus jätkub. Euroopa jaoks see tähendaks isegi relvarahu veel õnnetuste lõppu. Tühjade turujuhtmete tõttu on ekspertide sõnul kütuse puudus võimalik aprillis ja kindlasti tuleb see mais. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann ütles, et kui kõrged energiahinnad püsivad, peab riik juba sügisel kärpima riigieelarvet 200 miljoni euro võrra. Puht matemaatiliselt on siin kaks varianti. Kas suurendada tulusid või vähendada kulusid. Reformikad valivad traditsiooniliselt kulude kärpimise. Kuna Eesti kindlasti ei hakka kaitsele vähem kulutama, siis kannatab pigem sotsiaalvaldkond. Kas on võimalik hoopis suurendada riigieelarve tulusid? Väidetavalt mitte. Akkermanni sõnul ei tohi makse tõsta, sest meil on habras majanduskasv ja pealegi on valimised ukse ees ning valimiste ajal võib makse tõsta ainult enesetapja. Aga kes ütleb, et tuleb tõsta makse kõigile? Habras kasv on nagu umbmäärane keskmine. Siin on nii väikeettevõtted õllujäämise äärel kui ka suured, mõned tohutu kasumiga. Riikides, kus võim hoolib inimestest, võetakse kriisi ajal makse rikastelt ja toetatakse nendega vaeseid. Väga lihtne valem, mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides ja pole vaja kaugele minna. Vaatame naabrite poole. Leedus kehtestati pankade ajutine solidaarsusmaks juba aastal 2023, Lätis aasta tagasi ja need vahendid aitavad kahel Balti riigil vähendada riigieelarve puudujääki. Teisalt on Lätis juba alandatud diislikütuse aktsiisimaksu, seda küll ajutisult esialgu 3 kuuks. Praegu arutatakse, kas alandada veelgi kütusemakse ja kehtestada kütuse jäämüüjate ülemäärasele kasumile maks. Sama Leedus. Järgmisel nädalal hääletab parlament diislikütuse aktsiisimaksu alandamise üle. Arutatakse ka naftatoodete peamise tarnija ülemäärasele kasumile kehtestavat maksu. Eestis aga on vaikus. Prantsusmaal pakub valitsus kütuse hinna tõusust kannatavatele väikeettevõtetele sooduslaene kuni 50 000 eurot. Saksamaal arutatakse kodus tööle sõitmisega seotud kütusekulude maksusoodustuste suurendamist. Samuti kavandatakse elektrienergiamaksu alandamist kõigile. On juba kehtestatud Austria eeskujul esimene kriisimeede. Tanklad võivad tõsta hindu 1 kord päevas. Ka sakslased on hakanud silma peal hoidma energiaettevõtete ülemäärastel kasumitel. Poolas, Hispaanias, Itaalias, Iirimaal ja paljudes teistes riikides on kütusemaksud juba alandatud. Eestis on vaikus. Iirlastel ei piisanud diislikütuse aktsiisi alandamisest. Kui diisli hinnad hüppasid, tõid inimesed tänavatele traktorid ja blokeerisid liikluse mitmes linnas, sealhulgas Dublinis. Täna reedel 10. aprillil protestid jätkuvad ning ilmselt saavutavad protestijad oma tahtmise. Eestis aga on vaikus. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.